Ja eks siis seda rohumakkest peame hindama hakkama, et kui hea ta on. Et esiteks see on vanem rohumaa. See tuleb meil on külvi korras. B, meil tuleb ta ümber rajada. Aga tegelikult pakub rõõmu selle rohumaa tihedus. Ja jällegi, et mida meie lehmad tahavad, et ristikuna, et sa leidsid, aga see punane ristik Deeploid on meil juba siit kamarast välja minemas. Ikkagi valdavalt, oled sa minuga nõus, on kõrreline heintaim. Just. Ja me saame rääkida kvaliteetsest kõrrelisest, vaadake see, mis ilusti läigib siin, eks ju, Kristiina, see on siis Karjamaa raihein. Seda ma pakun välja, siin on vähemalt 40% ja pluss timud kõrvale. Nii et seda me loomad tahavad. Nüüd kvaliteet, 2 asja. Kas me näeme kuskil, et ta loob, hakkab õitsema? Õnneks mitte. Õnneks mitte. Muidugi me alles alustame praegu siloga. Me teeme silo 7-8 päeva ja kaugemad põllud suure tõenäosusega lähevad käest ära ka, selleks tulebki varem alustada. Ja teine, mida me kogemuslikult hindame, on taime värv. Oled nõus? Just. Ja see värv minule meeldib, et siin on lämmastikku, see on küll kompleksis antud, aga piisavalt proteiini sellel kõrrelisel on taimelehtedes. Aga kui palju sa kompleksi andsid sellele põllule näiteks? Siia tuli 73-75 selles vahes enni. Tegevas. Puhas, tegevaines, lämmastikku. Jällegi, et hinnata ja numbrid panna, siis on erinevad viise lisaks kogemuslikule. Ja ma olen 3 aastat juba testinud ühte sellist joonlauda, soomlaste tehtud. Siin on kenasti ära toodud siis gradatsioon, täistihe 90% katvust, 80% ja 70% katvust. Ja kuivaine saagid, rohukõrgus. Ja kui me praegu paneme siis ta siia sisse, no millest me räägime? Praegu võtame siis 90% täitkust, kuhu me jõuame. Kristiina, sa näitad numbri. Nii, sealt poolt siis või? 3100 siis. No siis ta kuskil 3 juures on. Kuivaines 3 tonni hektarilt, kui me suudame selle 30%, 33% peale närvutada, korrutame 3-ga, lihtne korrutada, siis ta tuleb kuskil meil 9 tonni saagina. Et polegi paha alustada, et 9-12 tonni saaki hektarilt närvutatud silomaterjali, et võib rahul olla. Ja ma ütleks, et positiivne selle põllu konkreetselt puhul siin on see, et ta on hästi tihe. Et tihtipeale aetakse seda hästi kõrget massi taga, et kui need mõned kõrred on sellised pikemad, ega see ei anna saagikuselt oluliselt palju juurde, et see tihedus ikkagi on see, mis selle massi nagu moodustab. Ja see, mis tihedus annab ikkagi segu ja aluskõrreliste kasutamine. Kui me lähme ainult pealiskõrreliste seguga, siis tähendabki õre. Timut, harilik, aru, hein. Aga kui siin on Karjamaa raihein sees, siis see loob selle tiheduse alumise rinde. Ja võib-olla räägiks sellest niite kõrgusest tegelikult ka natukene. Ka väga oluline aspekt. Aga on sul ka kaasas riistapuun, millega? Mul on alati kaasas autovõtmetega põllul. Siin ma vaatan sellise võimalikult ühtlase koha, kus seda mõõta. Eesmärk on siis 10+. Ja siin praegu täpselt tuligi 10. Ja see 10 ongi siis oluline selleks, et need võiappebaktereid siit juure pealt võimalikult vähe kaasa tuleks. Ja minu isiklik soovitus on see, et iga niitega ka 0,5 sentimeetrit tõsta. Et sellepärast, et teise niitega nüüd ei tuleks need esimese niite kontsusid sisse kuluna, siis hästi õige natukene. Ja sellepärast ei ole soovitatav esimest niidet siis alustada üle mõistuse kõrgelt, et muidu ei jää sügisele niitele enam ruumi seda tõsta. Et sellepärast ma arvan, siin see konkreetne näide on väga hästi. Kõrgemalt niidame taimele vähem stressi, kiire nädal. Just, sest olen ka näinud neid 2 sentimeetriseid niitjaid, et eesmärk see, et ma saaksin hästi palju massi, et miks ma pean massi maha jätma, aga see siis teebki sellise asja, et seal on pärast sees võiappe ja järgmist niidet sellist ei moodustu nii hästi.
Ja hästi kiirelt mainin üle ka need niidukiterade nii-öelda olulisus, et need oleks võimalikult teravad, et see niitepind ei jääks taime jaoks nii-öelda rebitud, sest kui need niidukiterad on nürid, siis ta rebib seda taime ja taim hakkab esmajärjekorras siis tegelema selle vigastusega, et see vigastus ära parandada ja siis alles hakkab looma järgmist niidet. Ja kui see asi on väga rebitud, siis järgmine niide võib isegi 4 päeva hiljemaks minna ja kui iga niide 4 päeva nihkub, siis me olemegi seal sügises sees hästi vihmaga, aeg on hiline, et sellepärast alati need niidukiterad peavad ka olema kontrollitud, et oleks super. Kivid peab olema korral. Seda ka. Seda ka. Mulle tundub, et just see vaal on nagu õige, et see on praegu niiduki tagant võetud, et niiduk on nüüd maha niitnud ja see ongi meie jaoks kõige tähtsam, et oleks nüüd hõredalt maha niitnud, et ta ei keeraks seda vaalu hästi kitsaks, hästi paksuks. Et meil on täna just on vaja teda natuke närvutada ja see on ideaalne närvutamise jaoks, siis ta kuivab ilusti ja ütleme nii, et suhteliselt ühtlaselt, mitte ainult vaalu pealt, vaid ka nii-öelda nagu võimalikult laialt. Alt jääb alati roheliseks ja ei kuiva nii hästi, aga põhimõtteliselt see on hästi tehtud. Just, et alt vaatad, siis on ta ikka veel täitsa toores. Aga ütleme, et iga minutiga läheb asi paremaks ja praegu võiks ütelda küll selle järgi, et see kuivaine läheneb 30 või on seal 30-31. Isegi rohkem, ole mis tuti võtad. Ja mis see närvutamise eesmärk on see, et säilitada neid suhkruid siis nii-öelda maksimaalses koguses, mis neid siin taimes on. Aga kui see taim nii-öelda maha niidetud, siis need bakterid hakkavad siin juba tegutsema, taim nii-öelda hingab veel edasi. Need kulud tõusevad ja nüüd ongi oluline võimalikult kiirelt saada kuivaine kätte, et maksimaalselt suhkrut siis jääks siia nii-öelda silosse sisse meil. Ja vaatame seda närvutatud massi ja võiks ütelda, et see on minu arvates ideaali lähedane taimik ja võtame siis kuivaine. Ma arvan, et siin on 30+, oled sa enam-vähem muga päri. Ilusti ära närbunud, kuskil sahiseb organoleptiliselt. Õrnalt heinalõhna juba tulemas. Väga selline hea ja puhas materjal. Kuskil hõisikuid ei näe. Puhas lehine mass. Värvi poolest. Ma arvan, siin proteiin ma kaarlustan, et 17-18 julgen arvata. Või isegi plussi. Võib-olla ka rohkem, sest see kasvufaas on tõesti väga õige praegu, et ta ei ole üle läinud. Et selline ta võiks olla ja kuna me näeme taamal praegu Excelti ka tuleb, et kohe saab ta meil kärusse ja auku, et tegelikult võiks ütelda, et agronom on hea töö teinud. Vaatame siis seda silokombaini klaasi, kui lihtne seda tegelikult on seadistada. Kõige lihtsam ongi see lõike pikkuseks. Kõige lihtsam. Paneme siit kohe asja ajama, eks ole. Teeme siis ta kõige lühemaks. 0,4 põhimõtteliselt. Saame kohe. Kõige pikem siis on 22,0. Millega praegu lõikame ka. Siit läheb siis meil see konservandi kogus. Seda jälle lihtne muuta. Mis meil siin veel siis tuleb? Muljor. Terapurusti, muidugi praegu hetkel teda ei ole. Maisipõl lasime siis 2,5 millimeetrise iluga siis põhimõtteliselt. Et
et siin saab põhimõtteliselt kõike. Mis meil siin veel on? Teritused. Päeva hektarid, tänaseks on juba 22,84 hektarit. Vähe kesine on, aga algusasi. Ega siin, mis siin ikka, ega siis rohkemat nagu ei... Heedrilaiused. Protsendid maapinnast, mängimised, asjad. Kõik saab teha, et endal pole suurt midagi teha. Kiirmenüüs saab samamoodi võtta kohe. Kõike muuta. Et see ongi siis, ütleme, ei pea kaugele minemagi. Keerad nuppu ühe korra ja juba saad, ütleme, see konservad ja kogus ära muuta. Et on ka väga lihtne. Ja teised asjad samamoodi, et eedri võnkuvus maapinnast. Näitab kohe sulle ära mootori pöörded maksimaalse, millega lõikad. Et kõik on. Väga lihtne. Räägime paar sõna siis ka silokindlustuslisanditest, et mida ja kuna kasutada, et igale lisandile on oma aeg ja koht. Ja miks seda lisandit üleüldse vaja on, siis nagu selle nimigi ütleb, silokindlustuslisand. Ehk siis me kindlustame selle silofermentatsiooni tulemuse sellega, et me lisame sinna juurde siis ise purgis piimappebaktereid, et see fermentatsioon läheks siis soovitud rida. Et kas siis piimapet tõudaks juurde, kui on avamiskindlust või äädikapet ja on olemas siis ka lisaks bioloogilistele lisanditele keemilised lisandid ja happed. Et nende kasutamise erinevus ongi siis niimoodi, et bioloogiliste silokindlustuslisandite ideaalne kuivaine vahemik, kus neid kasutada, on selline, ütleme, kuivaine 25–45. Kui asi on nüüd märjem, näiteks vaalud on pikemalt maas olnud, vahepeal on natukene vihma tiputanud ja ei jää põllumehel muud üle, kui ta peab selle silo ära tegema, sest kasvufaas juba nõuab, et siis on sellisel juhul igasugused keemilised lisandid ja happed väga õigel kohal. Ja bioloogiline lisand siis koosneb elusatest mikroobidest, aga kuldreegel on selline, et mikroobid vesikeskkonnas ei suuda hakkama saada ja sellepärast kuivaine vahemik alla 25 neile väga hästi ei sobi. Aga kui meil on selline ilm nagu täna siin, meil on ilusad vaalud, kuivaine tundub 30 lähedal, siis on bioloogiline lisand igati omal kohal. Nüüd on küsimus, kuidas see lisand sinna paaki saada. Niimoodi, et need bakterid, kes on elusorganismid, jääksid ellu, siis esiteks selle pulbri kujul on tegemist siis magavate mikroobidega, leofiliseerimisprotsessiga on nad piltlikult öeldes magama pandud ja nemad nüüd siin pulbris ootavad, et tegutsema hakata. Ja selleks tuleb teha siis selline eellahus, oletame sellise 5 liitri sees lahustada ära nüüd see pulbripakend. Ja selleks ei tohi kasutada külma vett, sellepärast, et bakteritele ei meeldi külmas vees ärgata, nagu ka inimestele, kui neile visatakse külma vett näkku. Et see peab olema käesoe vesi, et nad saaksid ärgata, ringutada ja nad oleks silosse jõudes juba valmis hakata kiiresti tegutsema. Ja kui see eellahus on käesooja veega valmis tehtud, siis võib vabalt need bakterid sinna paaki panna ja lasta sinna külma vee peale, sellepärast, et siis nad on juba virgunud ja nad on juba aktiivsed, et siis see neid enam ei häiri. Kui nüüd juhtub niimoodi, et näiteks vihm hakkab sadama, et siin Are siin ummulis on küll väga targalt teinud, et ta teebki 1 päeva jao siia, mitte rohkem seda lisandit ei lahusta. Aga kui juhtub, et nüüd tulevad pilved, hakkab sadama, et sellisel juhul ongi küsimus, et kui kaua see vesilahus püsib kasutuskõlblikuna. Et erinevatel lisanditel on antud erinevad ajad, aga mina näen probleemi mitte erinevates lisandites ja bakterites, vaid selles vees, millega ta on lahustatud. Et kui me paneme siia kraanivee, siis kraanivees on alati ka halbasid baktereid. Samamoodi siin süsternis sees, kuna see ei ole see steriilne ja seda ei ole autoklaavitud, et seal on ilmselt ka väike biokile moodustanud, et seal on alati ka halbu baktereid.
ja kui me laseme sellel paagiteel nüüd väga pikalt seista, siis lihtsalt probleem on selles, et ka need halvad bakterid hakkavad paljunema ja siis me viime lihtsalt ise need halvad bakterid ka silosse sisse ja siis me imestame, miks see nii-öelda silo ei tule välja. Et sellepärast 24 tundi võiks olla selline optimaalne aeg, kui seda vesilahust nii-öelda saab hoida. Mida jahedamas, seda parem, sellepärast soovitan alati Hekseldil õhtul sõita kuskile töökotta garaaži alla, kus on nii-öelda jahedam. Ja kui nüüd on selline olukord, et sinna on alla jäänud, ütleme, veerand seda nii-öelda vana lisandit, oletame, et on 30 tundi möödas, natuke rohkem, et sellisel juhul on ka täiesti aktsepteeritav see, kui paak tehakse uut lisandit täis ja sellega me nii-öelda lahjendame ära nende halbade bakterite kontsentratsiooni seal ja neid ei ole seal enam nii palju ja sellisel juhul me saame seda kasutada.